Ausalt öeldes ma ei ole lugenud, mitu võitnud olen, aga see on team effort seega. Jah. Plaan on siis rääkida sellest, milline mu enda kogemus on olnud jammidel, siis sellest, kuidas jammi nautida ja annan ka natuke nõu selle osas, kuidas jammi mängu teha. Ma alustasin jammimist 5 aastat tagasi, kui ma tulin ülikooli informaatikat õppima ja siis sellest alates olen osalenud 20 jammil. Sinna alla kuuluvad siis Tartu ja Tallinna jammid, aga olen ka online'is käinud jammidel ja mitte ainult mängu jammidel, vaid ka kunsti jammidel ja narratiivi jammidel, ehk siis kogemust mul on. Minu esimene jamm oli Mitsi Y jamm. Seal oli teemaks Parasiit ja me tegime mängu nimega Parasiit, kus sa oled ussike, kes peab inimese sees võimalikult kaua elus püsima ja siis koguma vereliblesid. Ja selle jammi puhul, mis oli siis nauditav, oli see, et esiteks oli mu esimene kogemus. See oli uus keskkond, uus asi, mida teha ja ma olin üsna algaja programmeerija tol hetkel. Ehk siis see, et ma sain mängu üldse valmis, oli väga suur saavutus. Minu viimatisem jam oli siis selle aasta alguses Uute Pro Jam ja me tegime tiimiga mängu Don't Beat Carpets, kus sa oled siis vanaema, kes peab lisaraha teenimiseks vaipu korrastama, ehk siis ta klopib vaipu, siis ta peseb vaipa, vahustab vaipa ja lõpuks peab õmblema augud kinni. See jam oli tore kogemus sellepärast, et mul olid juba tuttavad inimesed, kellega koos mängu teha. Me teadsime, mida me suudame jammi jooksul ära teha, ehk siis julgesime suuremaid asju katsetada. Ja ma ületasin oma võimeid selle jammi jooksul, et see mäng koosneb 4 minimängust ja me 2 programmeerija peale kokku tegime siis need mängud ära, ehk siis see oli päris suur ettevõtmine. Ja üks erilisem jam veel minu jaoks oli üks online jam, kus ma üksinda käisin 2 aastat tagasi ja tegin seal loogikamängu nullis. Ja see mäng meeldis mulle nii väga, et ma arendasin seda edasi ja andsin siis Steamis selle mängu välja eelmine kuu, ehk siis värske mäng. Ja selle jammi kogemuse juures oli lahe see, et ma sain mängu nullist teha, ehk siis programmeerimine, kunst, helid, kõik tegin ise ja tavaliselt jammide puhul ma ei olnud julgenud katsetada loogikamängu tegemist, sest et see nõuab väga palju disainimist. Aga see oli siis see hetk, kus võtsin julguse kokku ja proovisin midagi uut. Aga siis rääkida sellest, kuidas tore jam oleks. Mul on 4 nippi teile, need kattuvad Danieli omadega, mis ta juba rääkis, aga ma räägin natuke põhjalikumalt neist. Et esimene kõige olulisem on puhkamine. Ma olen iga jam maganud öösel oma unetunnid täis ja ma olen ikkagi mängud valmis saanud, ehk siis teie suudate ka. Ja mida rohkem sa oled maganud, seda produktiivsem sa saad olla, seda loomingulisem sa oled ja seda parem mäng sul endal valmis tuleb. Ehk siis puhkamine on oluline enda mängu arendamiseks ja selleks, et sul oleks energiat, et teiste mängu pärast mängida. Kuna me tulime jammile teistega koos mängu tegema, siis on oluline teistega suhelda. Siia on kokku tulnud inimesed, kellel on huvi teha mänge, mängude arendamine, siis mängude mängimine, ehk on asju, millest teistega rääkida. Ma olen päris mitu sõpra siit jammilt saanud ja juba nägin käsi ka, et inimesed tunnevad mind, seega mul on hea meel, et ma olen meelde jäänud teile. Ja teistega suhtlemine jammi jooksul on väga motiveeriv, et mitte ainult enda tiimiliikmetega suhtlemine, vaid ka väljaspoolt tiimi, sellepärast et siis sa tead, mida teised arvavad jammi teemast näiteks,
mida nad arvavad sinu enda mängust, mis sul praegu pooleli on, saab tagasisidet küsida ja võib-olla endal tekib parem meel, kui sul on mingid tagasiside jooksvalt olemas. Siis kuna me tulime Jamile mänge tegema, siis Jam on lahe, kui kõik teevad lahedaid mänge. Ehk nipp on siis see, et tee lahe mäng. Seda on kerge öelda, aga kuidas seda päriselt teha, on natuke keerulisem. Ehk siis ma annaks mõned soovitused, kuidas seda teha. Esimene on, et tee väike mäng, nagu Daniel juba ütles. Aga et miks väikest mängu teha, on see, et siis on suurem tõenäosus, et su mäng töötab. Sul on aega testimiseks, sul on vähem komponente, mis olenevad teineteisest, ehk siis väiksem võimalus, et midagi on katki. Kui mäng on väike, siis mängija jõuab suurema osa mängust läbi mängitud. Tavaliselt ma sihin, et minu mäng oleks umbes 5 minuti pikkuline. Sinna alla kuulub siis see ka, et kui mängija ebaõnnestub, et siis 5 minutiga ta jõuab ikkagi läbi mängida. Ja miks on oluline, et sinu mängu jõutakse läbi mängida, on, et siis nähtakse kogu seda tööd, mis sa Jami jooksul ära tegid, ehk siis kurb oleks, kui keegi ei näe, kuidas su mäng lõpeb või et kuidas lugu edasi läheb. Ja kui mäng on väike, siis sul on rohkem aega, et polish ida seda, ehk siis mäng on sujuvam, su kõik tegevused mängus teevad mingid helisid, on olemas mingid animatsioonid, need animatsioonid ei pea olema perfektsed, aga see, kui asjad liiguvad, see lisab juba mingit lisaelementi sinu mängu, et su mäng näeb muljetavaldavam välja. Siis valmis mäng on parem kui poolik mäng, aga poolik mäng on parem kui mitte midagi, ehk siis tehke mänge. Valmis mängus on mingi tegevus, mida mängija teeb, ja nendel tegevustel on tagajärjed, ehk siis näiteks võit või kaotus, õnnestumine, ebaõnnestumine. Ja kõik need asjad, mis su mängus on, need loovad mingit meeleolu. Näiteks mängus Shrimple, mis me Jamil tegime, seal sa oled krevett, kes peab põgenema köögist, vältides takistusi, ehk siis see on see tegevus. Tagajärgedeks on võit või kaotus. Kaotus tähendab, et vaenlane püüab sind kinni ja paneb supi sisse, või siis, et sa kukud köögis laua pealt alla ja sind pannakse prügikasti. Kui sul õnnestub see tegevus, siis sa võidad ja näed, kuidas lugu laheneb. Et ma ei spoili, aga lõpp on päris naljakas. Ja kõik need tegevused ja tagajärjed, kõik mis mängus on, loob mingit meeleolu. Ehk siis need animatsioonid, muusika, lugu, kõik see siis me proovisime niimoodi teha, et see oleks naljakas. Mängu on teistel kergem mängida, kui sul on lihtsad nupud. Lihtsad nupud ehk siis tavaliselt, kui sa näiteks platvormerit teed, siis kasuta vasti ja nooli mängija jaoks. Kui su mängus on mingid võimed, siis ära liiga palju võimeid tee, sest et muidu ei ole inimestel meeles, mis nuppe vajutada. Ehk siis tee mängija elu kergeks. Ja viimasel ajal, kui ma olen Jamil mängu teinud, siis ma olen proovinud teha sellise mängu, mida saab ainult hiirega mängida. Ja see on sellepärast, et siis saab telefonis ka seda teha. Ehk siis põhimõtteliselt äkki mingi 5 viimast mängu, mis ma Jamil olen teinud, on kõik telefonist mängitavad. Ja selleks, et teised saaksid su mängu ka nautida, siis võiks õpetuse mängu panna, et sa ise oskad seda mängu, sest et sa oled 2 päeva seda juba mänginud, aga teised ei oska. Õpetus tuleks panna kohta, kus on seda võimatu vältida. Ehk näiteks, kui sa vajutad play nuppu, siis enne seda, kui mängija mängu saab minna, on mingi õpetus. See on mängust Bowit ja seal on siis animatsioon, mis näitab, mida tegema peab. Siis näiteks Shrimplis oli meil pandud mängu sisse kööki laiali igasugused sõnad, mis juhendavad, mida mängija tegema peaks. Ja siis näiteks mängus Back for Ship oli mängumaailmas plakat, mille peale oli kirjutatud, kuidas mängida. Ja õpetuste puhul, mida vähem teksti, seda parem. Ehk siis see Bowiti näide on
minu arvates kõige parem, aga rohkem teksti on parem kui üldse mitte midagi, ehk siis pange oma mängudesse õpetus. Siis selle esimese jam'i puhul, Parasiidi jam'i puhul, me tegime tiimina ühe vea, mis oli see, et meie mäng oli raske tööle panna. Mis tähendas, et teised ei jõudnud meie mängu proovida, kuigi meil sai mäng valmis, siis ärge tehke sama viga. Pange Itch.io'sse oma mäng üles, eelistatuna veebiversioon. Kui te ei oska, ei taha, ei jõua veebiversiooni teha, siis pange zip-fail sinna üles. Et Itch.ios on parem mäng üleval kui Google Drive'is, sellepärast et sa saad juba Itch.io lehega mingit meeleolu mängijast luua, et sinna saab pilte panna, mingit tekste, mingi logosid, mis iganes, ehk siis mäng näeb kohe lahedam välja. Ja kui sa oled kogenenum programmeerija, siis soovitan proovida selle protsessi automatiseerimist, ehk siis mina jammidel kasutan Godot CI/CD-d, mis laeb automaatselt mu mängu üles peale igat koodis muudatust, ehk siis tehniliselt mul on juba reede õhtul mäng Itch.ios üleval, kus sa saad menüü peale klikkida. Ja kuna me tulime jammile mänge tegema, uude keskkonda, siis proovige midagi uut teha. Kui see on sinu esimene jam, siis see, et sa tulid jammile, on juba see uus asi, et siis sa ei pea, ma ei tea, rolli vahetama või midagi, et tee seda mängu, see on sinu uus kogemus. Aga jam on hea koht, kus midagi katsetada, sellepärast et see jääb silma, kui sa proovisid midagi uut. Näiteks proovida teha mängu mingis žanris, mida sa tavaliselt ei mängiks, või siis proovida mingeid uusi mehaanikaid, mingit uut pilli, mis iganes, ehk siis katsetage. Ja nagu ma ütlesin, siis valmis mäng on parem kui poolik, seega edu teile jammil. Aitäh! Aitäh!